Fotokina 2012 ja oleme siin peaaegu tervele Sonyle kuuluvas hallis. Eelmisel nädalal kuulutas Sony välja põhimõtteliselt verstaposti kompaktkaamera tootmises kompaktne täiskaadersensoriga fotoaparaat. Siin ta on, klaasi taga. Paraku tulime meiegi siia ja soovisime, et äkki saaks katsuda, vaadata, proovida, mis ta endast kujutab, tuleb välja, et ei saa. Nädal aega tagasi kuulutati välja, tänaseks on meil siin ainult selline ilus postament. Natuke õnnetud ei oleme, aga sees me võime vaadata sealpool, mis on selle kaamera sees ja me võime vaadata ka seda, milliseid tarvikuid see kaamerale üldse saab panna. Et nad on sellise väikse ilusa postamendi meile pannud, kus on näha plahvatunud kaamera, nii ütelda. Nagu näeme, eks ole, korralik ilus saitse objektiiv, magneesiumist korpus, tugevtud raamid, sees on kõik vajalik ja siin on ka meil ilusti näha, mis vahe on tegelikult täiskaadersensoril, poolkaadersensoril ja ka ütleme siis kompaktkaamera sensoril, mis tegelikult on isegi natuke suurem kui päris kompaktkaamera sensor. Suurus on oluline, suurus loeb. Ja siin on ka lisatarvikud. Ja siin kõrval on meil ka lisatarvikud, mis ei ole vähem olulised. Meil on siin stereomikrofon, lisavalgustus, kahte sorti pildiotsija, parempoolne neist siis optiline ja vasakpoolne elektrooniline OLED siis ilmselt ekraaniga. Ja loomulikult kõik sugu ilusad muud asjad siin, nahkputtarid, nahkrihmad. Selline siis põhimõtteliselt on Sony XR1. Nägime, milline ta näeb kokku pandult, milline lahti võetult. Loomulikult kahju on, et mida ta päriselt katsuda ei saa ja päriselt proovida, mida ta õige endast kujutab, sest lubatud on ju palju. Valgusjõuline fiksobjektiiv, täiskaadersensor ja kõige rohkem on muidugi kurvastab lubadustest hind, milleks saab siis olema ligi 3000 €.